Sina või? Suusakeskuses nende asjadega. Tere, Margus. Tehvandi areneb. Kuhu poole? Tehvandil algas meil uus ajastu. Mis ajastu? Uus hall valmib. Kus kohas? Siinsamas, lähme ma näitan sulle. No lähme vaatame. Jaak, mis väljak see on? Pickleball. Mis mäng see on? Uus mäng. Pole kuulnudki. No ega isegi reeglid veel ei tea. Tasub proovida. Tulen kohale. Kiivri vahetus. Ehitusjärgusel oleme, aga tere tulemast. Oo, tänud. Lähme vaatame, mis meil siis on siin. Riietusruumid. No nii, siin on siis riietusruum, dušid, saun. Saun on muidugi ühine. Lähme vaatame sauna. Jah. Oo, siia mahuvad ju Oliver Venno, Gert Kullamäe, Tuuli Tomingas, kõik koos või? Absoluutselt. Nagu spordis ikka, et võistlusplatsil madistame, saunas oleme sõbrad. Aga liigume siis saali. Jaak, aga mis siin saalis siis mängida saab? Kõikvõimalikud pallimängud tegelikult. Joonte järgi näeme, et kõige suurem punane joon, käsipall, saali jalgpall ja tegelikult ka saali hoki. Siis must joon on korvpall, siis on võrkpall, üks tenniseplats mahub ja tegelikult ristipidi mahuvad ka kaks võrkpalli, nagu siin näha on, et kõik pallimängud. Sulgpall? Jah, noh, lisaks sellele siis kindlasti sulgpall, iluvõimlemismatid, vehklejad on meil juba käinud vaatamas, siis on judo maadlusmatid ja ka tegelikult õhkrelva laskmine. Täna käidi juba vaatamas, et äkki juba sellel aastal esimene õhkrelva võistlust pidada. Aga jõudu saab ka kuskil teha või? Natuke läheb aega, aga jah, kindlasti hoonesse endasse on ette nähtud ka jõusaal läbi 2 korruse. Teisele korrusele füsioteraapia, massaažiruumid, testikeskus ja 3. korrus tulevikus siis taastuskeskus. Ja lisaks on tulemas ka nii-öelda selle seina taha ekstreemspordiala, et noh, see nii-öelda spordiinventari on päris palju. Ja eks ta pikas perspektiivis saab kasutust ka suurvõistlustel. Nii laskesuusa maailmameistrivõistlused kui Tartu maraton näiteks. Kindlasti on võimalus siin teha konverentse või seminare või koolitusi. Pidu ka saab pidada või? No miks ei saa? Et ise tead, et suurte spordivõistluste juurde õhtused vastuvõtud esinejad on nagu alati oodatud ja üks suurem asi, mis meid ees ootab, on ju laskesuusa maailmameistrivõistlused 27. veebruar, et siis saab olema siin tegelikult meediapressikeskus. Aga sisehallina ütleme, et kui väljas on väga halb ilm, kas siia saab tuua ka, ma ei tea, avamise või lõpetamise sisse? No see on juba meie poolt kindlasti valmisolek on olemas, et see sõltub siis ürituse või võistluse korraldajast, et kuidas tema oma kontseptsiooni näeb ja miks mitte erinevaid lahendusi pakkuda. Jaak, täna hommikul tulin siia, sain õues jälle rullitada, mõtlesin, et talv peagi tuleb, saan suusatama tulla, aga sa üllatasid mind täna. Oled vägev asja kokku pannud ja ma hakkasin siin loetlema 15-20 spordiala sain kokku, mida saab nüüd siin spordikeskuses teha. Nii ta on, et ei ole paljalt suusakeskus, vaid suur Eesti spordikeskus, et kõik on oodatud, kõik on teretulnud tutvuma juba, et oktoobris alates ka kasutada saaks, et treenerid, tulge kohale. Vägev, Jaak, head spordisõbrad, klubijuhid, treenerid, lapsevanemad, tulge Otepääle, tulge tutvuma, siin on uusi võimalusi, siin pakutakse päris palju uusi spordialasi, nii et olete oodatud.